Austatud Riigikogu, tere päevast, infotund, kohaloleku kontroll, palun. Kohal. Infotunnis osalevad valitsuse liikmed peaminister Taavi Rõivas, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Eilsel päeval teatas soovist esitada küsimus 8 Riigikogu liiget, seetõttu annan võimaluse üheks lisaküsimuseks. Esimene küsimus on peaminister Taavi Rõivasele. Mailis Reps, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud peaminister, te olete just tagasi tulnud ülemkogult, kus üsna teravalt kajastatult teemad ka kindlasti Eesti publikule on olulised. Ja siinkohal olekski selline laiem ja võib-olla sellise üldisem küsimus, et väga paljud tõlgendavad täna läbirääkimisi Türgiga kui Türgi väljapressimist Euroopa Liidu käest. Et kuidas teie näete, et kas selline võib-olla kohatine järeleandmine, kohatine uus viisavabadusrežiim, suured summad, mida Türgile välja pakutakse, kas neid võib tõlgendada kui täna nõndanimetatud pagulaste või põgenike või immigrantide kinnihoidmise puhul väljapressimiseks või on tegemist siis sellisel tõepoolest objektiivsel alusel oleva uue koostöölainega? Aitäh! Aitäh! Ma tõesti olen siiralt tänulik selle võimaluse eest neid teemasid teie ees selgitada. Kui me vaatame Euroopa ja lähiregiooni kaarti, siis on küllalt loogiline, et kui inimesed liiguvad Süüriast Euroopa poole, siis nad teevad seda läbi Türgi. Et geograafiliselt Türgi asub otse vastu Süüria põhjapiiri, ja seetõttu on täiesti loogiline, et üks kõige peamisi rändetrajektoorega Euroopasse on tulnud siis Süüriast läbi Türgi ja sealt edasi Kreeka saartele. Ja see omakorda on viinud olukorda, kus on kõige mõistlikum jätkusuutlik lahendus sellele kriisile leida ikkagi koostöös Türgiga. Ja Türgi on omalt poolt avaldanud valmisolekut koostööd teha. Me oleme ka varem tegelikult Türgiga neid teemasid arutanud ja nüüd tõepoolest Türgi on teinud küllalt jõulised ettepanekud. Ma usun, et nad on vähemalt teatud määral ajendatud ka sellest, et Euroopa Liit ise on mitmed sammud astunud selleks, et Lääne-Balkani marsruut oleks paremini kontrolli all. Osad ütlevad, et lausa suletud, aga sellest võib-olla on detailselt liiga palju rääkida, aga siiski, et võtta ette samm, et Lääne-Balkani marsruut oleks suletud. Ja seda kaudu on see teema muutunud ka Türgi jaoks veelgi aktuaalsemaks. Nüüd, kui küsida selle kohta, et kas tegemist on väljapressimisega, siis sellega ma kindlasti nõus olla ei saa. Et minu hinnangul on tegemist ikkagi mõlema partneri, Türgi ja Euroopa Liidu ühise huviga selle probleemiga tegeleda ja partnerluse pinnalt seda teemat ka arutatakse ja partnerluse pinnalt on sündinud ka need ettepanekud, mis minu hinnangul on vastastikku küllalt hästi tasakaalus. Aitäh. Mailis Reps, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Hea peaminister, et kui me võtame sellise tänase rändekriisi Euroopas või põgenikekriisi, siis tõepoolest Eesti ei ole neid ideaalseid pagulasi veel üles leidnud sellises suures arvus, nagu on siin läbi käinud. Need numbrid on need 100 ühte või teistpidi. Aga kas teie peaministrina, kes te olete kindlasti ka informeeritud, mis Euroopas laiemalt toimub, kas teie jagate seda hirmu, mis ühiskonnas siiski on ka olemas, et täna esimeses laines Eesti ei ole sihtriik? Küll aga võib Eestis saada puhvertsoon olukorras, kus ühelt poolt hakatakse välja saatma, suletakse rohkem piire, ka Saksamaa pikas perspektiivis ju hakkab vähendama oma kvoote
ja samal ajal nad tagasi Türgi laagritesse ei lähe ja sihtriikidesse ka ei lähe. Nüüd on küsimus, kas meist saab puhverriik ja millises koguses mitmetes tuhandetes see võiks sündida? Aitäh! Aitäh! Tuginedes nii Eesti ekspertide hinnangutele kui ka kainele loogikale, siis saame öelda, et see tõenäosus, et Eestist saab kas puhvertsoon või ka migratsiooni kuidagi väga suures ulatuses sihtriik ei ole kuigi tõenäoline. Ja seda paljuski tänu meie geograafilisele asukohale. Kui Eesti asuks Kagu-Euroopas, siis loomulikult oleks tõenäosus kordades suurem. Kagu-Euroopas on täna ja ka Kesk-Euroopas on täna mitmeid riike, kus on seni toimunud valdavalt transiit riigist läbi, kohati isegi tuhandete inimeste ulatuses päevas, aga nendel riikidel tõepoolest on see oht, et kui naaberriik paneb piiri kinni, siis nad muutuvad transiitriigist sihtriigiks ja seal tõepoolest selline teie poolt nimetatud sõnastuses puhvertsoon võiks tekkida. Aga see saab ikkagi aset leida geograafiliselt ja loogiliselt võttes Kagu-Euroopas või ka Kesk-Euroopas, aga mitte siin Euroopa täiesti teises servas. Nüüd tulles tagasi teie eelmise küsimuse juurde, mis on minu meelest väga, väga oluline, ma tooksin lihtsalt välja ka selle, et Türgi pakkus Euroopa Liidule kokkulepet ja seda me hakkame nüüd kõigepealt ELAK-is ja siis loodetavasti kui ülemkogus arutama, pakkus kokkulepet, mille sisu on selline, et Türgi kohustub tagasi võtma kõik illegaalselt Euroopa Liitu või täpsemalt siis Kreeka saartele liikuvad inimesed, kes Türgist tulevad, ja samal ajal siis Euroopa Liit ka omalt poolt teeb konkreetseid samme vastutasuks, sealhulgas tõesti on juttu olnud ka suuremast rahalisest toetusest, aga ei ole juttu olnud, et viisavabadus Türgile peaks toimuma tingimusteta. Eeldus on, et soovitakse küll seda kiirendada, aga need tingimused, mis on kehtinud näiteks Gruusiale ja Ukrainale, need peaksid kehtima ka loomulikult Türgile. Aitäh! Marika Tuus-Laul, palun. Aitäh! Austatud härra peaminister, et see pagulasteema on läinud üsna kuumaks ka siin Eestis ja inimesed suhtuvad sellesse rändekriisi küllaltki erinevalt. Et võib-olla pigem ühtemoodi, kui on juttu nagu pagulastest ja sõjapõgenikest, aga hoopis teisiti, kui tuleb juttu siin majanduspõgenikest ja mugavuspagulastest ja nii edasi, eks ole, et niisugusest organiseeritud sissetungist Euroopasse. Et mis te arvate, et järsku oleks õige üleüldse korraldada niisugune rahvaküsitlus, referendum lausa, et inimesed saaksid nagu välja öelda siiski oma arvamuse siin Eestis, sest et meil rahvas on ju ikkagi kõrgem võimukandja. Aitäh teile! Aitäh! Kui me räägime inimeste liikumisest töö ja hariduse tõttu, siis tõepoolest see on märksa suurem teema kui need, vähemasti Eestis, kui need seni siiski väga vähesed põgenikud erinevatest riikidest, kes Eestisse on jõudnud. Eestisse tuleb aastas, vähemasti eelmisel aastal, umbes 1500 inimest kolmandatest riikidest õppima ja tööle. Nende hulgas 62%, kõige suurem osakaal inimestest, on Ukrainast. Nendest ligi 1500, kes eelmisel aastal Eestisse tulid, suur osa olid oskustöölised, väga kõrge kvalifikatsiooniga töölised, ka tippspetsialistid, ka ettevõtjad. Nii et päris paljud nendest tööle tulijatest suure tõenäosusega panustavad Eesti majandusse positiivselt, aitavad kaasa sellele, et Eestis luuakse rohkem sisemajanduse kogutoodangut, aitavad kaasa sellele, et Eestis makstakse rohkem tööjõumakse ja seda kaudu ka saavad pensionid kasvada. Nii et iseenesest ka sellises inimeste liikumises, mis on Eestis tegelikult täiesti igapäevane, me isegi ei märka seda, et meile aastas on ligi 900 ukrainlast juurde tulnud mullu, et selles on väga palju positiivset ja ma usun, et seda kuidagi niimoodi väiklaselt tõrjuda ei ole kindlasti põhjust ka tulevikus. Ja lisaks on minu hinnangul väga positiivne ka see, kui Eesti
ülikoolid on muutunud järjest rahvusvahelisemaks ja teevad väga aktiivset koostööd väga erinevate riikidega, väga erinevate ülikoolidega. Ma ka ise olen käinud mitmel korral koos rektoritega erinevates välisriikides ja teevad kõik selleks, et Eesti õpilased saaksid välismaal õppida ja samuti ka välistudengid Eestisse tulla. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus on sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale. Monika Haukanõmm, palun. Aitäh, härra juhataja. Hea minister, aasta alguses käivitus töövõimereformi esimene etapp. 2014. aasta sügisel anti lubadus, et järgnevatel aastatel võetakse avalikus sektoris tööle vähemalt 1000 osalise töövõimega inimest. See tähendab siis, et avalik sektor peaks olema justkui teenäitaja erasektorile. Teisalt on algatatud riigireform, millega nähakse ette avaliku sektori koomale tõmbamist. Et sellele niinimetatud vastuolulistele eesmärkidele on tähelepanu siin saalis korduvalt juhitud ja seda ka kritiseeritud. Kuid olete alati vastanud, et tegemist ei ole vastuolulisega, vaid need eesmärgid ei sega üksteist. Minu küsimus on nagu see, et mitu töökohta vähenenud töövõimega inimestele on loodud avalikus sektoris viimase 1,5 aasta jooksul ning palun täpsustage, millistes valdkondades. Aitäh! Aitäh, hea küsija! Seesama Riigikogu saal kiitis heaks vastavad seadused, kuhu seaduse tasemel kirjutati sisse, et mitte ei looda 1000 uut töökohta erivajadustega ja puuetega inimestele, vaid selle perioodi jooksul võetakse avalikku sektorisse tööle 1000 inimest, kellel on erivajadus või kellel on puue. Ja töövõimereformi üks eesmärkidest ongi just see, et need inimesed, kes täna on tööturult eemal seetõttu, et neil on erivajadus või nad näiteks ei saa piisavalt teenuseid, abivahendeid, kelle töökoht näiteks ei ole kohandatud vastavaks, et nad saaksid tööle. Ma tunnistan, et tookord eelmises Riigikogu koosseisus, kui see teema oli arutelu all, siis ma olin suhteliselt kriitiline ka selle eesmärgi sättimise suhtes ja ma julgen seda ka sotsiaalkaitseministrina siin välja öelda. Et see natuke kõlab kui selline hoogtöö, et me anname suuri lubadusi ja küsimus on, et kas me suudame neid täita või mitte. Aga selge on see, et töövõimereform, selle jõustumine lükati edasi ja otsustati, et töövõimereform jõustub osade kaupa selles loogilises järjekorras. Ehk siis 1. jaanuarist 2016 on juba käivitunud Sotsiaalkindlustusameti ja eriti Töötukassa poolt nende teenuste osutamine juba olemasolevatele töövõimetuspensionäridele, et võimaldada neil võimalikult aktiivselt ühiskonda lõimuda. 2016 aasta 1. juuni hakatakse uue metoodika järgi hindama uusi sisenejad süsteemi ja 2017 1. jaanuaril siis ka need, kellel hakkavad ajad lõppema, saavad uue hindamise. Ja kui palju nüüd on avaliku sektorisse tegelikult neid inimesi tööle tulnud ja kui palju neid seal on, siis täpselt ülevaadet veel ei ole, kuna see perspektiiv on pandud mitme aasta peale pikalt ette. Aitäh! Monika Haukanõmm, palun! Aitäh, härra minister! Võtan kohe teie vastusest kinni ja küsin järgmise küsimuse. Nimelt, töövõimereformi eesmärgiks on tuua tööturule kõik need vähenenud töövõimega inimesed, kes vähegi suudavad ja soovivad tööturul osaleda. Lisaks on hästi oluline, et me hoiame tööturul ka neid inimesi, kes seal juba praegusel hetkel on. Esimeste töövõimereformi käivitumise esimeste kuudega on ka mõned kitsaskohad välja tulnud. Üks neist puudutab Töötukassa poolt makstavat töölesõidutoetust. Kahjuks saavad alates 1. jaanuarist loota riigi abile tööle jõudmisel ainult need puudega inimesed, kellel on püsiv tööleping või töötavad avalikus sektoris. Kõikidel teistel juhtudel, näiteks kui inimene töötab FIE-na, ta enam aga riigi abile loota ei saa, nagu see oli varem. Miks riik ei kohtle puudega inimesi võrdselt, olenemata töövormist? Oluline on ju töötamine, mitte see, millises vormis ja mis lepinguga töötatakse. Aitäh! Aitäh, hea küsija! See probleem tuli välja nimelt läbi selle, et me kaotasime ära Sotsiaalkindlustusameti poolt makstava töötamistoetuse. Ja see tundub väga hirmsa otsusena. See kõlab sellisena ja selle üle saab kõvasti lärmi lüüa,
kuid tegelikult, kui nüüd tuletada meelde, mis asi oli Sotsiaalkindlustusameti poolt makstav töötamistoetus ja kui paljud inimesed tegelikult seda kasutasid, siis tegu oli 7-eurose ühes kuus makstava toetusega, mida kasutas alla 100 inimese üle Eesti. Ehk siis tal tegelikku mingit mõju ei ole. Mis on oluline, on see, et me oleme selle 7-eurose töötamistoetuse asemele loonud terve rida teenuseid, ka tööle aitamisi, tööle suunamise, transporditoetuse teenuseid ja need on reaalse mõjuga ja sisuliselt piiramatud, sõltub inimeste vajadusest. Nüüd me oleme ka sätestanud ära selle, et kohalikul omavalitsusel saab olema ja juba on täna kohustus osutada sotsiaaltransporditeenust ja nüüd kombineeritud kujul alates 1. jaanuarist tegelikult inimeste võimalused pääseda tööle, saada vajalikku kas transporditoetust või ka siis näiteks saatja teenust, kes aitaks sellel inimesel tööle jõuda, siis need meetmed on jõus. Tõsiasi on see, et on tekkinud tõlgendamise probleem selle üle, kas näiteks FIE-dena töötavad inimesed saaksid Töötukassast vastavaid teenuseid taotleda ja kas täiendatakse siis ka kas tõlgendatakse siis neid nõudeid niimoodi, et see peab olema puhtalt täistööaja, kuna me teame, et FIE-d ju nii-öelda ise töötegijad ja selle täisaja mõõdet on raske mõõta, siis me oleme andnud väga selge suunise ka Töötukassale ja ka Sotsiaalkindlustusametile tõlgendada seda teemat laiemalt ja vastav teema on ka järgmisel nädalal sotsiaalkomisjonis arutelu. Nii et meie eesmärk on aidata kõiki neid inimesi, kellel erivajadustest sõltuvalt on erinevad probleemid, et nad saaksid aktiivselt töötada. Aitäh! Heimar Lenk, palun! Aitäh, härra minister! Ma saan aru teie raskest olukorrast, te peate ellu viima selle uskumatu töövõimereformi, mida vähesed praegu usuvad, et see edukalt üleüldse kunagi läheb korda. Aga autor on teie vasakul käel, Taavi Rõivas istub seal. Kas ta on rahul ka sellega, kuidas teil on praegu õnnestunud tema projekti ellu viia? Ma pole küll ühtegi positiivset näidet veel kuulnud selle reformi kohta, aga millal võiks hakata siis massiliselt nägema, et puuetega inimesed hommikul rõõmsalt autoga tööle sõidavad, saatja kõrval ja õhtul laulud lauldes tagasi sõidavad koju saatja kõrval, aitäh. Et millal see tuleb see aeg? Näiteks Õru vallas, näiteks Valgamaal, aitäh. Aitäh, hea küsija. Mul on üks soovitus, et ei peaks pilkama ja viskama nalja puuetega inimeste, erivajadustega inimeste üle. Esiteks. Teiseks, töövõimereformi eesmärgid. Nii kui mina olen siin saalis öelnud siis, kui seda eelnõud arutati, et eesmärgid on väga otstarbekohased ja väga vajalikud, kogu selle filosoofia muutmine. Selle asemel, et kui me tänase või varasema süsteemi järgi määrasime inimesele suhteliselt väikese töövõimetuspensioni ja ta jäi siis nii-öelda ise oma ja oma lähedaste vastutusele nii-öelda aegade lõpuni kiratsema, siis täna on ikkagi ette valmistatud väga suur hulk meetmeid, teenuseid nii Sotsiaalkindlustusameti kui ka Töötukassa poolt, et aidata neid inimesi aktiivsesse ühiskonnaellu. Kui palju nendest inimestest saavad reaalset tööd, see sõltub sellest, kuidas moodi me suudame nüüd sujuvalt selle töövõimereformi ellu rakendada. Ja ma tahan öelda, et see täies jõus, see töövõimereform ju rakendub alles 2018-2019 aastal. See on väga suur põhimõtteline reform, mida me teeme. Ja on need inimesi küll, kes on saanud juba täna alates 1. jaanuarist teenuseid nii Töötukassast kui ka Sotsiaalkindlustusametist, aga ma ei teeks nende inimeste üle nalja ja ei hakkaks rääkima seda juttu, et nüüd kõik 100 000 töövõimetuspensionäri asuvad päeva pealt tööle. Ei, need teemad on palju tõsisemad. Meil on olemas paindlikkus ja võimekus nendele inimestele leida igale ühele personaalne lahendus, kui vähegi on olemas ka inimeste endapoolne tahtmine ja ka seesama abivahendite süsteemi reform, mis käivitus 1. jaanuaril, mis sai kriitika osaliseks, on juba esimese 2 kuu jooksul näidanud, et me oleme õigeid otsuseid teinud, need inimesed on saanud personaalseid lahendusi. Nii et ärge visake sel teemal nalja, vaid viime selle asja ellu. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Küsimusele vastab majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Küsimuse küsib Raivo Põldaru, palun.
Aitäh, härra esimees. Lugupeetud minister, 4 aastat tagasi tunnistas Riigikohus kehtetuks ja põhiseadusega vastuolus olevateks sätted, mille alusel tehnorajatiste omanikud maksavad talumistasu tänaseni. Küsimus oleks selline, et millal jõutakse nii kaugele, et maaomanikud hakkavad saama õiglast tehnorajatiste taluvustasu? Aitäh. Aitäh, hea küsija, et tõepoolest nii on. Et kui laiemalt vaadata, siis tehnovõrkude talumiskohustuse kehtestamise eesmärk on ju ikkagi eeskätt üldine selline elektri, gaasi ja muude ühenduste tagamine. Ja 2012. aastal, nagu te mainisite, siis Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks koefitsiendid, millest lähtudes neid makseid tehti. Nüüd 2015. aastal on Riigikohus seda ka täpsustanud, tasu maksmise tingimusi uutele kui vanade tehnovõrkude jaoks ja kohta. Ja ma võin näiteks öelda, et meie haldusalas Elering on 2015. aastal vastu võtnud otsuse maksta tehnorajatisi taluvatele maaomanikele talumistasuna välja maamaksu kaitsevööndi ulatuses ja vabastades siis maaomanikud sellise maaomandiga seotud otsesest kulust. Elering siis tasub 2,5% maa maksustamishinnast. See tähendab siis seda, et ärimaal on see suurem, sotsiaalmaal väiksem, nagu te ilmselt oskate ka arvata. Kui nüüd veel mõningaid selliseid positsioone kirjeldada, siis 2013. aastal tasus Elering näiteks 9901 eurot, 2014 8811 eurot, aga 2015. aastal juba 44, peaaegu 45 000 eurot, nii et ilmselt te märkate seda olulist suurenemist, mis on siis maaomanikele läinud, see tähendab maaomanike hüvitised on oluliselt suurenenud. Nüüd uut seadust ja seda raamistikku, kogu seda regulatsiooni väljatöötamiskavatsust teeb Justiitsministeerium, et see on Justiitsministeeriumi pädevuses. Aitäh. Raivo Põldaru, palun. Aitäh, härra esimees. Lugupeetud minister, kas te oma jutuga arvate ka seda, et tõepoolest on tõusnud nii-öelda lihtmaaomanike taluvustasude saamine? Ma kahtlen selles sügavalt, kuna ma ise olen ka kokkupuutes veidi ja aasta tasu on endiselt 2 senti aastas, mis on saadud elektriliinide eest. Aga see selleks. Aga kas selline tasude tõusmine ja parem maksmine toob kaasa ka endale näiteks Eleringi poolt siis vaatamata oma kenale kasumile ka võrgutasude tõstmise? Aitäh. Aitäh. Nüüd teil oli mitu küsimust ja väidet koos, et hakkame siis sellest poolest pihta, et kindlasti, kui need väljamakstavad tasud suurenevad, siis need lähevad ikkagi maaomanikele. Nii et see on vastus selle teie küsimuse või väite esimesele poolele. Teine pool, nagu ma nimetasin, see summa suurusjärk, mida Elering AS, kui me näitena toome maksis talumistasudena, on 45 000. Eleringi üldiste numbrite juures ei ole see väga suur number. Ja ma arvan, et eeskätt kas ja kuidas see hakkab majandusliku poole pealt mõjutama, sõltubki sellest, milline see Justiitsministeeriumi tulevane regulatsioon on. Mida on ju Elering teinud, mida me ka siin oleme, mida ma just kirjeldasin eelmises vastuses, tegelikult ta on valinud selle metoodika, kuidas seda teha maaomanikele võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt ja tagada seda, et maa eest ja selle ebamugavuse või tehnorajatise talumise eest saadakse kõrgemat tasu. Aitäh. Mark Soosaar, palun. Lugupeetud juhataja, austatud minister, minu perekond on ka maaomanik Pärnumaal ja tean seda probleemi päris hästi, et need sendid taluvustasu, mis makstakse, ei korva kuidagipidi seda maamaksu, mis tuleb maksta selle maa eest 10 kordi rohkem. Ja imetleme, kuidas riigil on nii palju raha, et ta võib, või siis ütleme nendel võrguomanikel nii palju raha, et ta võib kulutada selle imepisikese toetuse manageerimisele kordades rohkem, kui see toetus ise on. Et kas ei oleks lihtsam lahendus võimalik rakendada, et kõik need, kes peavad taluma olukorda, et nad oma maal midagi teha, toimetada ei saa, lihtsalt vabastatakse maamaksust ja kõik? Aitäh. Aitäh. Et veel kord hakkan jälle otsast peale, et Justiitsministeerium on see, kes töötab seda väljatöötamiskavatsust välja ja seejärel pakub välja ka tervikliku lahenduse. Mida näiteks Elering on teinud, nagu öeldud, tegelikult ju tulnud maaomanikele vastu ja
läinud seda teed, et maaomanikke võimalikult vähe koormata kogu selle asjaajamisega, tegelikult ka määratlenud, kuidas ta seda maksab. Ma siiski natukene nagu meenutan, et ei võtaks ka hoiakut, et need tehnorajatised on midagi sellist, mis on kellegi üksiku huvides, et tegemist on ikkagi avalikes huvides ehitatud tehnorajatiste talumiskohustus. Nende mõte on ikkagi teatud hüve viimine tarbijani, mis tähendab elekter, gaas, soojus, vesi ja tarbijatele teatud hüve kasutamise võimaldamine, näiteks kanalisatsioon, mis nende võrkude omanikku ja kasutajad ei vabasta selle eest tasumisest. Nii et veel kord, metoodika on muutunud, tänaseks väljamakstavad summad on suurenenud ja Justiitsministeerium nüüd vastavalt hea õigusloome tavale kõigepealt teeb VTK ehk väljatöötamiskavatsuse ja siis seejärel on terviklik süsteem. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus on peaminister Taavi Rõivasele. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud peaminister. Olen teie käest korduvalt küsinud Eesti riigi aktsiisipoliitika kohta. Ma julgen täna väita, et Eesti riigi aktsiisipoliitika on tupikus. Ma toon teile konkreetselt näited. Diislikütuse aktsiisi hinnavahe, kui Eestis on 447 eurot 1000 liitri kohta, siis Lätis on 341 eurot, Leedus 330 eurot. Nii et üle 100 euro 1000 liitri kohta on meil diislikütuse aktsiis kallim kui naabritel. Võtame elektriaktsiisi. Kui Euroopa Liidu miinimummäär on 1 euro, siis Läti ja Leedu seda järgivad, aga Eestis on 4,47 eurot. Me kaotame sellega konkurentsivõimes, ostujõus, majanduskasvus ja töökohtades. Et kas valitsusel on plaan aktsiisipoliitika ringi vaata, sest on teada, et ka 2 järgmisel aastal Eestis aktsiis oluliselt tõuseb. Aitäh! Aitäh! Minu meelest olete oma küsimusega jälle jätkuvalt tupikus, sellepärast et sama küsimust küsite juba mitmendat korda ja ikka ja jälle ma saan teid rõõmustada ja lohutada, öeldes, et vaatamata sellele, et Eestis mitte ainult kütuseaktsiis, vaid ka inimeste sissetulekud ja veel paljud asjad on Lätist kõrgemad, on tegelikult see mõjunud vaid osaliselt hinnavahele 2 riigis. Viimati ise Lätit külastades vaatasin väga tähelepanelikult ühe Eestiski levinud, tõenäoliselt isegi kõige suurema kütuse jaemüügi tanklaketi hinnapoliitikat, võrdlesin Riia ja Tallinna hindasid ja sain teada seda, et bensiin 95 on Riias circa 4 senti kallim, vaatamata sellele, et aktsiisimäärad eeldaksid justkui vastupidist. Tõsi, muidugi tuleb arvestada ka seda, et Lätis on käibemaks kõrgem, aga seda vaid 1 protsendipunkti võrra. Samas diislikütus tõepoolest oli kallim Tallinnas, aga need vahed olid suhteliselt väikesed ja väiksemad võib isegi öelda, kui erinevates Tallinna tanklates kütuse hinna vahe. Ja sama muuseas on huvitav jälgida ka teiste aktsiisikaupade puhul. Näiteks siin tehti suured uudislood sellest, kuidas Lätis õlu palju odavam. Kui me vaatame aktsiisipoliitikat, siis tõepoolest õllepudeli pealt aktsiisi ja käibemaksu kogumõju Eestis on 12,5 senti rohkem, ehk siis pudeli pealt peab maksma makse 12,5 senti rohkem Eestis, aga samas me teame, et reaalne hinnavahe Lätiga on märksa suurem. Nii et ju need põhjused on ka paljudes muudes komponentides kui aktsiisis. Aitäh! Tarmo Tamm, palun! Aitäh, lugupeetud peaminister! Teil ainukesele õnnestunud Lätis käia, ma käisin hiljaaegu Lätis ja ma nägin hoopis teistsugust pilti. Diislikütuse hinnavahe on circa 10–15 senti. Piisab ainult üle piiri sõita ja 300 meetri kauguselt saab diislikütte kätte 15 senti odavamalt. Ehk paagi pealt 1000 liitri pealt võidab kusagil üle 100 euro. Kange alkoholi hinnavahe on kusagil liitri pealt 10–12 eurot. Seda võite ise tänast lehest lugeda. Ja kui me võtame elektriaktsiisi, mis mõjutab otse ettevõtjate konkurentsivõimet, siis see aktsiisipoliitika ei ole edasiviiv ja jätkusuutlik. Ma ei tea, kas teid see rõõmustab, aga mind isiklikult ei rõõmusta, et nädalavahetusel on Läti kaubanduskeskust Eesti autosid täis ja eestlased käivad Lätis ostma, suretes välja nii töökohad Valgas ja piiriaastel aladel, nii tanklates kui ka kauplustes. Kuidas te seda põhjendate ja kuidas te seda rõõmustate selle üle? Aitäh! Aitäh! No
ma soovitaks siiski selle asemel, et võtta ette küllalt palju kütust kulutavat retke Lätti, mis kokkuvõttes tõenäoliselt teie rahakotile mõjub laastavamalt kui see potentsiaalne kokkuhoid odavamalt aktsiisimääralt, et selle asemel sõita natukene ringi ja vaadata erinevate tanklate hinnapoliitikat siinsamas Tallinnas. Ja te leiate, et hinnavahed Tallinna tanklates võivad olla isegi suuremad kui Tallinna ja Riia vahel näiteks. Aga mina olen märganud, et hinnavahe lisaks ka teie poolt nimetatud õllele, ma kontrollisin ka seda fakti, mida televiisoris öeldi uudistes, et ka viina hind tõepoolest, nagu teie ütlete, 10, 11, 12 eurot liitri pealt on hinnavahe, arvutasin mina välja, kui suur on aktsiisimäära vahe Lätiga ja sain täpselt 3,5 eurot liitrise viinapudeli pealt. Järelikult lihtne matemaatika ütleb, et 7,5 kuni 8,5 eurot sellest teie poolt nimetatud hinnavahest tuleb millestki muust. Kas on seal väga teistsugune hinnapoliitika kaupmeestel või on seal mingid muud põhjused, seda me võime siin teiega ainult oletada. Nüüd te küsite minu käest, miks üldse on aktsiisid olemas ja miks üldse aktsiis rakendatakse. Sellega väga lihtne. Alkoholiaktsiisid on selleks, et vähendada alkoholi kui kahjuliku kauba tarbimist. See mõjutab heidutavalt nii nende inimeste tarbimist, kes alkoholi kipuvad liigtarbima, maakeeli öeldes purjakile jooma, kui mõjutab heidutavalt, ja ma loodan, et järjest enam Eestis mõjutab heidutavalt ka nende inimeste, kelle sissetulekud on väiksemad, näiteks laste tarbimist, kus me ei peaks üldse tolerantsed olema. Aitäh! Andres Ammas, palun. Lugupeetav eesistuja, lugupeetav peaminister, ka mina käisin Lätis, aga mitte sellest ei taha ma rääkida. Ja ei taha ka keskenduda nende kahjulike harjumustega seotud aktsiisidele, vaid elektriaktsiisile. On olnud rõõm lugeda, et valitsus tegeleb suurettevõtetele võimalike soodustuste arutamisega. Aga kas te ei näe võimalust elektriaktsiisi erisuste kaudu laiemalt regionaalpoliitikat Eestis teha? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et Lätis peab ikka käima ja minu meelest oli Lätis väga palju positiivset, mida siin ka saalis arutada võiks, aga mitte ei olnud positiivne see aktsiisipoliitika, vaid pigem muud asjad. Ja muidugi Läti peaminister käis Eestis ka, nii et ta leidis ka päris palju asju, mida Eestis jälle hästi tehakse, nii et ikka naabritel peab külas käima. Nüüd, mis puudutab elektriaktsiisipoliitikat, siis ma põhimõtteliselt näen võimalust väga suurte tarbijate puhul teatud erisusteks tulevikus. See on teema, mida me minu paremal käel istuva energeetika eest vastutava ministri osalusel kindlasti lähiajal ka valitsuskabinetis arutame. Aga see on tõesti siis küsimus väga suurtest tarbijatest, kelle puhul ka mõned teised riigid on teatud erisusi rakendanud. Seda, et teha erinevaid aktsiisimäärasid regioonide põhiselt päris mõistlikuks ei pea, sest aktsiisi esmane eesmärk on piirata tarbimist selliselt, et vältida liigtarbimist ja see on aktuaalne nii Setus kui Saares, nii et ei ole selles just konkreetselt nagu regionaalpoliitilist aspekti. Nüüd lisaks sellele, et ma käisin Lätis, käisin ka teie kodumaakonnas Läänemaal ja ma tean, et seal on väga aktuaalne idee ehitada datacenter, mis on nüüd võimalik tänu sellele, et riik Eleringi kaudu on tegemas väga suuri investeeringuid elektrivõrku, põhivõrku on oluliselt võimsamaks muudetud ja muutumas veel. Ja selle puhul teoreetiliselt võiks erinevatest soodustustest rääkida, aga see on praegu veel selline teoreetiline idee ja loomulikult peab hindama ka selle mõju, et see ükski selline samm ei ole ilma mõjuta. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus on majandus- ja taristuminister Kristen Michalile. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea juhataja, hea minister. 2 ministeeriumit
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Rahandusministeerium käisid välja eelmine aasta suure ettepaneku, et 1. detsembriks võiksid kõik ettevõtjad anda infot, mis võiksid selle nullbürokraatia mõtte alla minna, ehk aruandluse ülevaatamine ja andmete edastamise ülevaatamine. 1. veebruariks lubati tulemusi, aga kui guugeldada ja vaadata, siis on endiselt algatas ja asub analüüsima, aga tulemusi ei ole. Et siit küsikski, et kas te olete saanud need vastused ja tagasiside üle vaadata, millised on teie analüüsi tulemused ja kuidas sellise kaasamise vorm teie arvates tulemust on andnud? Aitäh! Aitäh! Ma saan teile kindlasti vastata nii, et te rõõmustate, et on läinud ütleme paremini, kui me julgesime eeldada. Ütleme nii, et tollal, kui me seda ideed käivitasime, eelmise aasta suvel arutasime, siis meie majas Taavi Kotka võttis kokku hulga inimesi erinevatest ministeeriumitest, asutustest, ettevõtjate hulgast ja otsisime erinevaid lahendusi. Ja kõigest sellest tõukuski see nullbürokraatia projekt tekkis tervikuna. Üks osa sellest tõepoolest on aruandlust puudutav ja kui vaadata seda projekti, siis ma ütleks, et selle edu komponente on palju. Et esiteks mitte ainult 2 ministeeriumit, vaid 4 ministrit õnnestus kohe meeskonda saada. Peale minu ettevõtlusminister, rahandusminister ja riigihaldusminister olid need, kes õla alla panid. Kindlasti kiidan ka Keskkonnaministeeriumi esindust. Lisaks, mis oli hästi oluline selle nii-öelda ettepaneku realiseerimisel, ettepanekute korjamisel, oli ettevõtlusorganisatsioonide tugev tugi. Et nii Kaubanduskoda, Tööstuskoda, tööandjad, eks ju, kui paljud teised allorganisatsioonid võtsid seda asja tõsiselt. Ja kui esialgselt seal hinnati, et ehk tuleb 50 ettepanekut, siis kokku tuli 252 ettepanekut ja kui te tahate selle kohta täpsemat informatsiooni, siis olen jaganud välja selle informatsiooniga sotsiaalmeedias. Meie Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel on kõik informatsioon üleval nii alalõiguti, koondtabelina, protsentidena kui iga ministeeriumi kohta, mis on realiseeritav, mis on poliitika muutused, mis mitte. Võiks sellest ka pikemalt rääkida, kui on eraldi huvi, võin projekti tutvustada. Praegu on, ütleme nii, et esimeste numbritena võin öelda, et 3 aasta jooksul on kavas kaotada või leevendada 164 bürokraatlikku nõuet. Rakendatakse 65% kõigist tehtud ettepanekutest ja 80% kõigist bürokraatia vähendamise ettepanekutest. Nii et kui te küsite, et kuidas tundub, et läks, siis tundub, et läks paremini, kui julgesime oodata. Aitäh! Külliki Kübarsepp nüüd seda küsibki, palun. Aitäh, juhataja, enam-vähem täppi. Ja aitäh, minister. Loomulikult tuli mu järgmine küsimus, milline on see tegevuskava, aga ma küsiks siis niiviisi, et 2 küsimust, et mismoodi nüüd need ettepanekute esitajad nagu reaalselt veel saavad selles protsessis osaleda, kas on mingisugused jätkumõtted, sest see on, ma arvan, üks hea näide, kuidas võiks sihtrühmi kaasata ja teine on see, et tegelikult meil on veel üks minister, justiitsminister, kellel on ka oma plaanid ja mõtted, kuidas bürokraatiat võiks ohjeldada ja üleregulatsiooniga tegeleda. Milline kokkupuude ja koostöö nagu temaga on või on need ikkagi 2 eraldi käivat projekti? Aitäh! Aitäh! Et tegelikult see mõte ongi, nagu te küsite, et see ei ole ainult ühekordne, et me võtame ette riigi aruandluse, vaatame üle need väljad. See tegelikult on ikkagi teatava mõttelaadi muutmine. Ma ütleks, et üks pool on tegelikult see signaal, mis läheb ka riigile erinevatesse kohtadesse, kes korjavad erinevaid aruandeid laiali. See sõnum on tegelikult väga lihtne, et iga aruande välja taga on kellegi töö ja aeg. Ja seda me tegelikult ka juba selle projekti käivitamise ja tegemise ajal tajusime, et mõnest asutusest tuli tagasiside, et okei, nad mõistavad, et see tegelikult võibki olla nii ja nad jätavad mõned aruanded juba kehtestamata. Et esiteks see mõistmine. Teiseks, ma toongi välja Keskkonnaministeeriumi, kes ütles, et kõik nende asjad tingimata ei sattunud aruandesse, aga ka neil on oma projekt, millega nad juba selle raames tegelevad, et ennetavalt juba vältida aruandluskohustusi ja andmeid, mida juba on küsitud. Sest üks oluline teema, mida me Eestis oleme ju pidevalt käsitlenud
ja muule maailmale eeskujuna toonud, on seesama once only põhimõte tegelikult, et kui kuskil on mingeid andmeid küsitud, seda üle ei korrata, eks ju, et Riigikogu liikmed aeg-ajalt näevad seda, kui nad täidavad oma MHD-de deklaratsiooni, aeg-ajalt imestavad, et miks ometi mingeid andmeid jälle uuesti küsitakse, mis on olemas, eks ju. Aga see selleks, et mida me edasi teeme nüüd tegelikult meil on see informatsioon üleval, tuleb monitor ja me jätkame seda tegevust niimoodi, et need ettepanekud, mis tulid mitte otse bürokraatia vähendamise ettepanekutena, vaid poliitika muutustena, need vaatavad ministeeriumid läbi, ettevõtjad vaatavad läbi ja siis koguneme suve alguses uuesti ja vaatame üle. Lisaks moodustame rakkerühma, mis hakkab koordineerima ja pidevalt sellega tegelema, et kui tuleb ettepanek, siis me korjame need kokku ja ma arvan, teatava sagedusega, umbes poole aasta tagant tegelikult teeme jälle seda reha selles krokodillide komisjonis, kus me võtame seda maha. Mis puudutab justiitsministri hoiakuid, siis ma arvan, et see on igati mõistlik. Võib-olla on see osalt ka tulenev sellest, mis omal ajal, kui mina justiitsministrina tegelesin ühe projektiga, mille nimi on hea õigusloome tava, et sellest ka tõukub seesama küsimus, et kas kõike on vaja mingi õigusakti või seadusega lahendada ja ma arvan, et justiitsminister selles osas on kindlasti õigel teel, kui ta vaatab seadusloome sagedust ja mahtu arukalt üle. Aitäh. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees. Härra minister, see on väga tore, et te selle nullbürokraatiaga tegelete, aga minu küsimus on, et kas teil on kavas ka muid ja suuremaid ettevõtja sõbralikke samme. Nimelt sihin sellele, et äriühingute juhatuse liikmetelt on võetud töötuse korral õigus saada riigilt abi. Seda küsimust on tõstatanud õiguskantsler, Vabaerakond on esitanud eelnõusid, meile oli suur üllatus saada sellele valitsuse negatiivne seisukoht minister Ossinovski allkirjaga, kus poetakse mõjude järjekordse analüüsimise taga. Öelge, milline on majandusministrina selles küsimuses teie seisukoht? Aitäh! Tundub, et täna on Vabaerakonna soovidel mõeldud täituda, et peaminister minu kõrval ütleb, et homme on see teema valitsuskabineti arutelul, nii et teil on erakordselt hea päev. Nii et homme arutame ja siis on kuulda, mis on need targad otsused. Aitäh! Lõpetan härdas üksmeeles selle küsimuse arutamise. Järgmine küsimus on peaminister Taavi Rõivasele. Martin Helme, palun. Aitäh, härra spiiker, lugupeetud peaminister. Juba esimese küsimuse käigus te siin mainisite, et Balkani rändekoridor on kinni või läheb kohe kinni. Ja tuli jutuks ka see, et te ei hinda kuigi tõenäoliseks, et siis migratsioonivoog jõuab Eesti piirideni. Näiteks Norra välisministeerium hindab seda riski ja ka teie erakonnakaaslane, üks võimalikke presidendikandidaate Urmas Paet on öelnud, et see oht on olemas, et need immigrandid meie piirideni jõuavad. Me teame, et Ungari või Makedoonia või näiteks ka Bulgaaria on püstitanud tara, pannud sinna okastraadi, pannud sinna taha märulipolitsei ja sõjaväe ja hoolimata sellest on sealt liikunud ikkagi inimesi üle ehk läbi sealt murdnud. Me teame, et Eesti piiril ei ole ei tara ega mehitatust. Ja mul on küsimus, et ärge palun spekuleerige sellest, kui tõenäoline see on, aga mis on valitsuse tegevusplaan, kui juhtub nii, et kuu aja pärast on 100 esialgu ja siis 1000 inimesed meie piiri peal ja hakkavad seda ületama illegaalselt? Aitäh! Aitäh! Ma saan aru, et teile väga meeldib fantaseerida kõikvõimalike hirmsate stsenaariumitega ja nüüd, kui on totaalselt õhk välja lastud sellest teie esialgsest hirmutamise plaanist, kus te rääkisite, et Eestisse saabub massimigratsioon kvoodi või millegi sarnase kaudu, siis nüüd olete te valinud siis uueks stsenaariumiks selle, et saabuvad 1000 inimesed Eesti piirile. No heakene küll. See on teie valik. Ma usun siiski, et Eesti inimesed näevad selle teie küllalt lihtsakoelise hirmutamise läbi ja saavad ka aru, et selle taga ei ole mitte õilis soov lahendusi pakkuda, vaid pigem ise kasu saada, poliitilist populaarsust või midagi sarnast. Aga see, ma usun, saab olema üsna lühiajaline kasu, kui isegi seda kasu saab. Sellepärast, et nii nagu ma juba ütlesin, mitte ainult minu enda arvamusele tuginedes, vaid ka Eesti ekspertide arvamustele tuginedes, vaadates meie geograafilist asukohta, ei ole kuigi tõenäoline, et inimesed, kes pärinevad täiesti teiselt poolt Euroopat,
leiavad mingi ringtee, kus esimeseks sissepääsu kohaks Euroopa Liitu valivad nad just nimelt Eesti. See tõenäosus on küllalt väike. Mis ei tähenda, et Eesti ametkonnad ei peaks valmistuma ka sellisteks stsenaariumiteks, mille tõenäosus on väga väike. Ja ka meie inimesed on käinud näiteks Sloveenias abiks ja saanud seal ka väga väärtuslikke kogemusi. Aitäh! Martin Helme, täpsustav küsimus, palun. Aitäh! No ma ei tea, kas ma ei räägi eesti keeles või mis viga on. Ma küsisin täiesti konkreetse küsimuse ja ma ei saanud mitte mingit vastust, ainult mingit targutamist sellest, kuidas meil ei ole kunagi õigus olnud. Vastupidi, meil on kogu aeg õigus olnud. Ja tõepoolest ikkagi olekski vaja teada, mis siis on need plaanid. Ma küsin siis veel ühe konkreetse küsimuse. Eeldusel, et need plaanid on ikkagi siis olukorra puhkedes viia piirile lisajõudusid, olgu need siis märulipolitsei, Kaitseliit või kaitsejõud, kas valitsus on valmis andma neile ka luba kasutada surmavat jõudu, et takistada massilist piiriületust? Aitäh! Aitäh! Ma tõesti imestan, et kui teie visaduse üle ühtesid ja samu asju küsida, isegi kui teile on korduvalt öeldud, et vaatamata teie bravuurikale enesekindlusele ei ole teil olnud alati õigus. Nii ei ole teil olnud ka alati õigus selles, et Eestist saab massimigratsiooni sihtriik. Juhin tähelepanu, te olete sellest rääkinud juba enam kui aasta ja seni ükski empiiriline fakt teie juttu ei kinnita. Neid kohti, kus teil ei ole õigus olnud, on loomulikult veel. Nii näiteks ei ole teil õigus selles, et Eesti vajab korra kaitsmiseks ise hakanud kriminaalidest kaikamehi. Ei vaja. Ja seetõttu ma võin tuua veel, härra Helmet, mõlemale teile võin tuua teile veel näiteid selle kohta, kus te olete eksinud ja tegelikult kasutanud võimalust inimeste eksitusse ajamiseks või lausa hirmutamiseks. Nüüd, kui te küsite minu käest seda, et kas Eestil on põhimõtteline valmisolek ükskõik millise riski tõttu, ükskõik millises olukorras, kiiresti taastada piirikontroll ka nendel piiridel, kus seda tavapäraselt ei ole, siis vastus on jah, loomulikult on. Meil on väga kiiresti võimekus seda teha, me teame väga täpselt, kui palju see kulusid kaasa toob, meil on seda ka hiljuti, viimati siis 2014. aastal tehtud, siis kui oli president Obama visiit, me teame, kuidas see käib ja me oleme selleks valmis. Aga tõenäosus, et seda on vaja teha massimigratsiooni surve tõttu, on jätkuvalt väga väike. Aitäh! Mart Helme, palun! Lugupeetud eesistuja, härra peaminister, raske on teid peaministriks nimetada küll. Sest see jutt, mida te ajate, need väljamõeldised, mida te meie suunas pritsite, no need on lihtsalt piinlikud ja need ei ole peaministri väärilised. Meil on olnud õigus selles, kui me oleme öelnud, et moslemid vägistavad naisi. Meil on olnud õigus selles, kui me oleme öelnud, et Euroopat ähvardab massimigratsioon. Me teame, et käesoleval aastal saabub Euroopasse miljoneid inimesi ja me ei tea, kui paljud neist võivad jõuda meie piiridele. Teie, kui peaministri asi peaks olema valmis seisma hea selle eest, et nad ei saaks üle piiride. Soome ja Norra on ka Põhjamaad ja kauged Euroopa kolkad, aga seal ometi on see probleem juba. Nii et palun käituge selles mõttes korrektselt ja ärge süüdistage meid mingisuguste oma fantaasiatega, mis puutub ise hakanud jõukudesse. Meie ei ole neid loonud ega meie ole neid toetanud. Nii et ka selles suhtes võiks nagu mõistusele tulla. Küsimuse aeg on läbi, peaminister peab vastama. Aitäh, palun Taavi Rõivas. Küsimust ei ole, on imetlemist väärt, aga minnes nüüd vastuse juurde siiski, siis no ma ei tea, võib-olla te ei oma siis piisavat ülevaadet, millega teil nooremad parteikaaslased tegelevad. Mina olen märganud, et nii mõnigi neist on aktiivne liige Facebooki gruppides, kus just nimelt need ise hakanud kaikamehi toetatakse
kus osaletakse diskussioonides, kus nendel teemal arutletakse. Ma olen küllalt veendunud, et teie erakonnakaaslased on selle teemaga väga hästi kursis ja kui teie sellest ei ole informeeritud, siis tundub, et teil on seal noored läinud üle käte ja teinud isetegevust ja läinud kaasa algatustega, millega ühel viisakal poliitilisel erakonnal ei oleks võib-olla praktiline kaasa minna. Seda enam, et tegemist on nagu nüüdseks on ka avalikkusesse ette jõudnud, tegemist on inimestega, kellest paljud on väga erinevaid ja kohati ka väga raskeid kuritegusid toime pannud ja minu hinnangul Eesti ei vaja selliseid kriminaale õigust kaitsma, vastupidi. Nüüd, te siin olete loetlenud päris pikalt asju, milles teil enda hinnangul õigus on ja ma kuulasin väga tähelepanelikult ja te ütlesite, et te ei tea, kui palju inimesi massimigratsiooni Euroopasse jõudnud inimesi, kui palju neist Eestisse jõuab. Sellest tõenäoliselt on teil tõesti õigus, et ei tea, kui palju neid jõuab. Mina saan teile öelda, et see tõenäosus, et nendest väga suur osa Eestisse jõuaks, on jätkuvalt väga väike. Ja seda mitmel põhjusel, mida ma olen juba teie kolleegidele vastates öelnud. Aitäh teile! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmise küsimuse esitab Andres Ammas ja samuti peaminister Taavi Rõivasele. Palun! Lugupeetav juhataja, lugupeetav peaminister. Tuleme siit nüüd jälle koduste asjade juurde tagasi. Nagu juba jutuks oli, te rõõmustasite möödunud nädalal Läänemaa inimesi nii oma füüsilise ilmumisega kui ka optimistlike seisukohavõttudega. Nende hulgas siis oli üks, et Riisipere-Rohuküla raudtee ei ole võimatu missioon. Kui täna on juba selline hea päev siin Riigikogus, võib-olla on hea päev ka Haapsalu raudteele, et jagage meiega ka siis hetkeseisu lihtsalt. Et kui kaugel siin analüüside ja arvutustega ollakse, kas Haapsalu raudtee hakkab juba jõudma, ma ei tea, riigieelarve strateegiasse näiteks, kas on mingi ajaraamistik, millal midagi võiks juhtuma hakata? Aitäh! Aitäh! No seda küll hea meel kuulda, et minu füüsiline ilmumine Läänemaale inimesi rõõmustas. Oleks seda teadnud, oleks lausa kauemaks jäänud, aga küll ma tulen varsti jälle. Nüüd rääkides Haapsalu raudtees, siis täiesti selgelt on see praegu Läänemaa inimeste jaoks, kui niimoodi positiivselt öelda, siis unistus number 1 või eesmärk number 1. See unistus võikski unistuseks jääda, kui oleks ühte väga selgelt seda realiseerumist toetavat asjaolu, nimelt seda, et väga paljud Läänemaa inimesed käivad Tallinnas tööl. Ehk siis pendelränne on Läänemaal küllalt ulatuslik, mis omakorda annab teatud positiivset lootust ka sellele muidu täiesti võib-olla realiseerimatule või ulmelisele tunduvale projektile. Minule teadaolevalt on läbirääkimised ja arutelud kohalike inimeste ja majandus- ja taristuministri haldusala vahel olnud igati asjalikud ja konstruktiivsed. Ja otsitakse ühiselt võimalikke lahendusi, mille hulgas on mulle teadaolevalt ka sellised skeemid, kus erasektor võtab arvestatava osa sellest riskist ja vastutusest ja ka rahastamisest ja riik siis leiab võimaluse mingi perioodi jooksul ettevaatavalt anda garantii, et seda projekti doteeritakse. See tundub vähemasti tõsist kaalumist väärt. Ma ei saa täna ilma, et valitsus oleks seda detailselt arutanud öelda, et see kindlasti saab realiseeruma, aga ma olen täna selle projekti realiseerumise suhtes märksa optimistlikum, kui ma olin veel näiteks 2 aastat tagasi. Nii et vahepeal on Läänemaa inimeste töö tõttu palju positiivist ära tehtud. Aitäh. Andres Ammas, palun. Aitäh. Nagu te teate, on sellel suurel projektil ka nii-öelda pilootprojekt Riisipere-Turba ühenduse näol. Just ka eraettevõtjate initsiatiivil seda loodetakse. Kas selles osas on veel midagi konkreetsemat juba kokku lepitud? Aitäh. Aitäh. Mul on üks Riigikogu liikmest sõber, kellega ma teen aeg-ajalt koos jooksutrenni ja mul vist ei ole ühtegi jooksutrenni õnnestunud temaga teha ilma, et ta oleks mulle rääkinud sellest, et nüüd oleks aeg teha see
Riisipere Turba 6,3 kilomeetrini jupp ja ta on andnud ka mulle väga palju infot selle kohta, et millised need detailsed plaanid on. Ja eks põhimõtteliselt muidugi on ju mõeldav see, et esimeses etapis tehakse nii-öelda piloodina see lõik, aga samas ma arvan, et eks meil on põhjust ikkagi ühiselt otsida lahendust sellele, et kui reaalne on see nagu projekt tervikuna, et ikkagi jõuda Haapsallu välja. Et ma olen täiesti kindel, et Läänemaa inimeste jaoks see pilootprojekt ehk raudteelõik Riisipere ja Turba vahel ei ole teab mis lahendus, sellepärast et kui ma nüüd peast õigesti mäletan, siis umbes ligi 50 kilomeetrit, vist 47 kilomeetrit on Turba ja Haapsalu vahel, et see veel kuigi palju ei aita. Iseenesest, millega on suudetud mind üllatada Läänemaa inimeste poolt, on see, et kui palju inimesi reaalselt Haapsalu ja Tallinna vahel iga päev autoga sõidab. See on oluliselt suurem kui sama suurusega teistes linnades või teistest linnadest Tallinnasse. Nii et see on selline nüanss, mis võib-olla seda projekti võiks reaalsemaks muuta. Aga jah, tulles nüüd küsimuse vastuse juurde võimalikult täpselt, siis mulle teadaolevalt on arutamisel see, et kõigepealt teha pilootprojekt, esimesed 6,3 kilomeetrit, sealt saab juba ka esimest statistikat ja sealt edasi minna siis juba suure projekti peale. See on üks lähenemise võimalus, aga ma usun, et see teema varem või hiljem jõuab ka valitsuse lauale ja küllap me siis saame detailsemalt arutada, et kas piloodi kaudu või tervikuna või kuidas üldse võimalik oleks. Aitäh. Martin Helme, täpsustav küsimus, palun. Suur tänu. Ma pean tegema peaministrile komplimendi, et kui meie oskame küsida küsimusi, kus küsimusi ei ole, siis see kahvatub teie oskuse juures vastata küsimustele, nii et vastust ei ole. Ja kui teil on palju aega Facebookis vaadata gruppidesse kuuluvate inimeste parteilisust, siis te kindlasti olete kursis, et Oodini sõdurite grupis on ka terve hulk reformierakondlasi, ma ei tea küll, mis te nendega nüüd peale hakkate. Ja kui ma kuulasin siin teie südamlikku omavahelist komplimenteerimist vabaerakondlastega, siis tule mulle meelde Hollywoodi filmist Kild, et minge võtke tuba. Aga ma küsiks selle raudtee kohta, et nagu te teate, on raudteetamm erastatud. Ja kui nüüd räägime Haapsalu raudteest, siis mis see plaan on? Kas kavatsetakse teha kõrvale uus tamm, kavatsetakse tagasi osta see tamm või kavatsetakse rentida või mis see plaan on? Aitäh. Aitäh. Kõigepealt ei ole ma mitte seal odinlaste grupis ringi surfanud küll, aga mul on juhitud tähelepanu, et ka paar Riigikogu liiget teie erakonnast on erinevates sellistes gruppides aktiivsed osalised. Ma usun, et härra Martin Helme aimab, keda ma silmas pean. Ja eks see ole teie enda valik päeva lõpuks, millistes gruppides te osalete, milliseid jõukusid te oma toetusega õnnistate, aga minu meelest nii peaministrina kui kodanikuna ma ütlen, et sellised jõugud, kes arvavad, et nemad vaatamata oma väga kriminaalsele minevikule, vaatamata sellele, et paljud neist abipolitseinikeks oma kriminaalse mineviku tõttu ei kvalifitseeru, peavad võimalikuks, et nemad tagavad Eestis korda, siis nii peaministri kui kodanikuna ma ütlen, et sellist pseudoturvalisust meil küll vaja ei ole ja pigem nad Eesti inimeste turvatunnet vähendavad kui suurendavad. Nüüd, mis puudutab Haapsalu raudteed, mille kohta lõpuks tuli teie küsimus, siis tõepoolest vastab tõele, et osa sellest raudteealusest tammist on erastatud, aga mulle teadaolevalt hõlmavad need kõnelused ja arutelud ka seda, et oleks võimalik saada praeguste maaomanikega kokkuleppe ja loomulikult kõiki neid asjaolusid tuleb Haapsalu raudtee investeerimisotsuse realistlikust hinnates siis ka adekvaatselt hinnata. Et loomulikult kogu selle projekti õnnestumise eelduseks on see, et maaomanikud on nõus riigiga koostööd tegema, see on täiesti selge. Aitäh. Nii, austatud Riigikogu infotunni lõpuni on jäänud 1 minut. Ma olen selles mõttes kimbatuses, et ma saan aru, et Mart Helme jõuaks 1 minuti jooksul küsimuse nime all midagi peaministrile välja öelda, aga siis ei saaks peaminister sellele vastata. Nii et midagi ei ole teha, infotund on lõppunud. Aitäh!